Meil on täna esimene kõneleja on Rita Rätsep, kes räägib meile just vaimse tervise probleemidest, mis on need peamised põhjused, mis võiksid olla võimalikud lahendused ja kuidas siis tegelikult ka nii teha, et huvihariduses oleksid kõik toetatud, nii ka õpilane kui ka töötaja. Nii et palun võtame aplausiga Rita vastu. Nii, kohe liigutan selle ära. Saad vahepeal rääkida mikrofoni juurde. Ja ma annan sulle ka puldi. Ma isegi tulen sinna. Jah, ma liigun natukene, ma tahaks liikuda, sammud on vaja täis saada. Nii, tere kõigile. Ma arvan, et kui ma ilma mikrofonita räägin, et siis lihtsalt peab aju natuke liiga palju pingutama ja teil on täna pikk päev ees, et lihtsalt hoidke ennast, ma räägin mikrofoni. Mul on hästi suur rõõm siin ees olla ja see ei ole üldsegi mitte selline sõnakõlks. Tants on mu nõrkus. Päriselt. Ma olen ise huviharidusena siis kunagi 60-ndatel, piisavalt vana inimene juba, eks ju, käinud balletiringis. Ja Vanemuise, ma olen hästi sügavalt maalt, täitsa külast maalt. Ja käisin külakoolis ja seal käis Vanemuise balletist, käis üks meesterahvas, baleriin, käis meile tunde tegemas ja see oli minu nõrkus ja ma tahtsin saada baleriiniks. Ja ma käisin Emal Sabas, 3. klassis lõikasin noorte hääles, selline ajaleht oli, paberkandja muide. Ja sealt lõikasin kuulutuse välja ja käisin ja näitasin, et võetakse vastu balletikooli, ma Tallinnat ei tundnud, aga mul tädi elab siin, ma saan hakkama ja ta ei lasknud mind. Ja ei lasknudki. Ja siis ma tantsisin kodus üksinda. Ma paindusin väga hästi ja kõik oli tore ja siis ma lihtsalt tantsisin lapsena välja koolipingeid, kõike muud, lihtsalt tantsisin, mul oli selline riidekapp, mis peegeldas vastu, selline nõukaaegne mööbel, eks ju, seal oli hea ennast niimoodi vaadata ja siis sai tantsitud ja kõike sellist värki tehtud ja siis astusin Muusikaakadeemiasse lavakunstikateedrisse, seal sai edasi tantsida. Nii et selline väike intro, mis ei olnud üldse planeeritud, aga kui ma siia tulin, siis ma tundsin, et see on, mina siin majas ei õppinud, see ehitati hiljem. Aga siin on käinud lavakate etendusi vaatamas ja kõik, et ma mõtlesin, et issand kui hea, et olete siin majas, et see on nii tore. Et kuidagi head emotsioonid tekkisid. Aga siis tänasel päeval olen ma teie ees siis psühholoogi rollis ja räägin siis nendel teemadel, mis praegu öeldi, et räägime ja teil on võimalus ja lausa kohustus mulle vahele segada ja küsimusi küsida. Sobib? Just. Et kui te nagu tunnete, et tahate midagi küsida, vastu vaielda, midagi täpsustada, siis palun julgelt segage vahele, see ei ole mingi suur selline 300 saal, kust võib-olla ei kosta ja ei näe käsi, siin näen väga hästi, kuidas keegi reageerib, nii et kasutage seda aega julgelt. Ja võtamegi selle teema ette, ma lähen teise mikrofoni juurde, ma saan sammud täis. Et selline, see kostab päris hästi ja ma ei pea lähedal seisma. Millised on siis vaimse tervise probleemid, peamised põhjused ja võimalikud lahendused? Kas ei ole ägedamat pealkirja, Anja? Loeme 10 punkti ja ongi kõik hästi, eks. Tegelikkuses ma tahaks alati öelda seda, et vaimne tervis hakkab igast ühest endast pihta, mida paremini sa tunned ennast, mida paremini sa mõistad ja tajud ennast, seda tolerantsemaks sa muutud ka tegelikult teiste suhtes. Seda paremini sa mõistad ka teisi. See ei ole ainult empaatiavõime või emotsionaalse intelligentsuse arendamine, vaid see on tunnetuslikul tasandil, me mõistame paremini. Ja ütleme, et kui me oleme õpetaja rollis ja tahame panna kõik need lapsed ühe joone järgi toimima, siis teades ennast, tundes ennast, ma ei suru neid nii palju raamidesse ja ei aja oma asja. Ja huvihariduse puhul minu meelest on see ääretult oluline. Mitte ajada ainult oma asja. Olete nõus? Sest tegemist on huviharidusega. Me ei ole tippsportlased. See on huviharidus. Ja meie asi on tegelikult tekitada huvi, et meie enda vaimne tervis oleks tasakaalus, et me ei kahjustaks sellega lapsi ega vanemaid ega ka kolleege ega ennast ja tegelikkuses me vastutame, täiskasvanu vastutab absoluutselt laste eest.
igal juhul, sest lastel ei ole seda kohta, millega seda vastutada, nende aju veel areneb. Et siin on suhtes lapsega vastutab absoluutselt alati täiskasvanu. Ja siin on väga oluline, et täiskasvanute enda vaimne tervis oleks tasakaalus. Ja seda ma tean, siin ei ole ühtegi asja, mida te ei tea, mis ma ütlesin, tõesti tuumateadust räägin, on ju. Aga seda tasub endale aeg-ajalt meelde tuletada. Ja ma panin siia mõned sellised punktid, see on minu arvamus, see on ühe inimese arvamus, mis ma teile mõeldes ja tantsumaailmaga võib-olla natuke ka kokku puutudes ka täna ja selle vastu väga palju huvi tundes ja kõik muud sellised asjad, käin ikka ka koolitantsu vaatamas ja kõik sellised asjad, et see pakub mulle päriselt huvi, ma ei ütle niisama. Ja mida ma nagu selles valdkonnas, nagu mida mina tean, teie teate kordades rohkem, te olete selle sees, te olete spetsialistid, mina vaatan kõrvalt, aga võib-olla mõnikord on kõrvaltpilk hea. Et selle asja sees olles võib-olla kõiki asju ei näegi. Ja mis on siis hea vaimne tervis, et teeme enda jaoks nagu selgeks, mis asi see üldse tegelikult on, sellest hästi palju räägitakse, võib-olla jah, ta on nagu stigmatiseeritud sellisena, et mis on mingi pehme väärtus või miks sellest peab rääkima ja mingi nõrk oled või et kõik sellised asjad, et tegelikkuses, miks me täna räägime minu arvates vaimsest tervisest väga palju ja jumal tänatud, et kõvasti räägitakse ka õpetajate vaimsest tervisest, laste vaimsest tervisest, on see, et miks meil on stressi rohkem, meil on liiga mugav elu ja meil on vähene füüsiline liikumine, arvan ma. Ja kõige selle ju, inimene on loodud liikuma, aga täna me tegelikult ütleme, et WHO räägib sellest, et inimene istub tänasel päeval keskmiselt 6,5 tundi päevas. Istub inimene, kes on loodud liikuma ja liigub vähem, kui kohustuslikus korras liiguvad vangid keskmiselt. Ma ei tea, palju neil ette on nähtud, ma ei tahtnud neid numbreid näha, see oli kindlasti mingi 10-20 või pool tundi, eks ju. Et WHO ütleb, et inimene peaks liikuma vähemalt 20 minutit päevas, mis on vähe, mis on ilmselgelt vähe ja seda tuleb öelda inimestele, et jumal tänatud, et teie liigute ja liigutate inimesi. Et see annab juba iseenesest hoopis teistsuguse efekti. Mina olen oma töös vaadanud seda, et ma töötan hästi palju lastega, üle 70% on ikkagi mu klientuurist lapsed, siis psühholoogina. Ja ma olen alati suunanud vanemaid, et lapsel peab olema mingi hobi, mingi harrastus. Vähemalt 1 nädalas peab olema. Mitte ainult see, et tal jääb lollusteks vähem aega, sest et noortel on see dopamiinitase on hästi madal ja seda tuleb kuidagi ju tõsta, eks ju, siis saab igasugu lollustega seda tõsta. Asi ei ole ainult selles, vaid mõnikord on ka see, et kui sa oled näiteks kooliõpilane ja sul ei ole klassis kõige paremad suhted või seal juhtub midagi suhete tasandil, siis sul on vähemalt sõbrad huviringis või hobis kuskil. Mis sind ühendab nendega? Huvi tantsu vastu, huvi millegi vastu. Ja teil on kokkupuutepunkt olemas, et sa ei kaota oma elust ära kõike, sul on võimalus minna kuhugi, kus sa tunned ennast hästi. Ja isegi ma tavaliselt ütlen alati 1-2 hobi. Ma seda ka nagu päris ei toeta, et 1 ja siis niimoodi, no ikka tipptasemel ja tipptasemel. Siis see on sport, siis see ei ole enam hobi, arvan ma. Ja kui hobi muutub tööks, siis tuleb otsida uus hobi, sest see ei ole enam hobi. Minu arvamus. Ja kui me nüüd võtame selle, et mis siis on see vaimne tervis ja hea vaimne tervis, mis ta üldse on, et tegelikkuses väga lihtne asi, sa tuled olukordadega kergemini toime kui vaimselt ebastabiilne inimene ja see ei ole diagnoos, vaid inimene, kes on tasakaalust väljas. Sa tuled paremini toime lihtsalt. Kui sa oled vaimselt tasakaalus, siis sul on hea vaimne tervis ja sa tuled erinevate olukordadega, mis võivad olla kriisikesed, kriisid suuremad, väiksemad, mingid probleemid, sa tuled nendega paremini toime ja taastud nendest paremini. On ju? Et see on nii, nagu sa seisad nagu 2 jalaga maa peal, oled nagu mastimänd, juured on maas ja seisad. Ja ladvas käib vahepeal mingisugune mis iganes teema. Keegi ütleb, keegi tegi, keegi vaatas, see on nagu tuuleil. Korra kõiguun, aga juured on paigas. Aga kui sa seisad 1 jala peal, keegi ütles paigast ära, eks, keegi vaatas mind sellise näoga, keegi kommenteeris ja ühel hetkel see männikene võib murduda. On ju? Nii et oluline on kõige selle juures olla ikkagi nagu
tasakaalus, oma keskmes. Ja tänases maailmas võib-olla tõesti on ka, miks sellest räägitakse nii palju, et ümberringi on tohutult palju müra, lisaks sellele, et me liigume vähe ja meil on mugav elu, meil on kogu aeg müra. Väga palju on müra. Ja mida see teeb, on see, et ta viib inimesed keskmest välja, oma keskmest. Ma kogu aeg nagu kaon ära, mul on vaja sinna minna, seda teha, see info tuleb sisse, kogu aeg toimub midagi. Aga me ei võta seda aega, et olla iseendaga. Lihtsalt tulla sellesse keskmesse tagasi. Ja see on see, mida me tegelikult vajame ja kui me võtame huvihariduse, siis meil on vaja tulla näiteks lastel koolisüsteemist välja, mis iganes asjadest muuta oma fookust ja viia see fookus näiteks tantsu peale. Ma ei saa mõelda mitut asja korraga, kui ma tantsin. On ju? Minu fookus läheb tantsu peale, mis tähendab seda, et ma tegelikult puhastan ennast erinevatest muredest, erinevatest probleemidest, sest inimese aju ei suuda olla võrdselt kahel impulsil korraga. See ei ole võimalik, ta läheb tugevama impulsi peale. Ja kui sa tantsid, siis sa tantsid. Jah, kui su mõte läheb mujale, siis sammud ei tule välja ja vigastustest ärme räägis, igasuguseid asju võib juhtuda, eks ju. Ja sa ei tunne ennast hästi ja kui sa lähed tantsu sisse, siis tegelikult see on väga äge. Ja sul kõik on, sul on mõnus olla. Ja nüüd, mida rohkem me tegelikult tegeleme asjadega, mis teevad meile rõõmu, seda rohkem me tegeleme oma vaimse tervisega tegelikkuses. Nii et siis, mis on siis vaimne tervis? Jah, vaimselt tervel inimesel on olemas oskused kohaneda erinevate muudatustega. Kogu aeg toimuvad mingid muudatused, suuremad või väiksemad, eks ju. Ja ta tuleb ja leiab parema viisi, kuidas sellest situatsioonist välja tulla. Ta jää sellesse kinni ja ta otsib lahendusi. Ehk ta on orienteeritud mitte probleemile ja selle protsessimisele, vaid probleemi lahendamisele. Ehk tema eesmärk on mujal. Ja see vaimne tervis, mis iganes ta kellegil, kuidas ta on, see mõjutab inimese mõtlemist. Inimene, kellel on paha olla, mõtleb ühtemoodi. Selge ju see. Ja mis ta teeb? Ta kogu aeg genereerib samu mõtteid juurde. Ja siis ta oskab ka näha kõike, kui tal on halvasti, enda sees on halb olla, siis ta näeb igal pool asju, mis on halvasti. Ja siis ta näeb veel seda, mis on halvasti, ja siis on veel seda, mis on halvasti. Seda nimetatakse psühholoogias punase autoefektiks. Lihtsalt metafoorselt, eks ju, et kui sa, ma ei tea, otsib punast autot, siis järsku tegelikult päris huvitav, et siin samas Tatari tänaval pargib neid väga palju. Enne tulles ei olnud neid. Nüüd lähete välja, vaatate kõik punaseid autosid. Ja oma mõtlemist ja mõttefookust ta väga palju mõjutab, ta mõjutab ka meie käitumist, kuidas me käitume, kui inimene on pinges. Kui ta on nagu täis puhutud õhupall ja siis tuleb keegi ja suskab nõelaga. Ei pauk, on ju? Ja kui ta on niisugune lössakas õhupall, niisugune täiesti lössakas, no siis seal ei ole energiat, on ju. Me peaksime olema vaimselt terve õhupall, peaks olema selline, et mul on oma kuju, ma isegi tean, mis kuju see on, ma tean, mis värv seal on, enam-vähem. Sest meil on ju kaasasündinud isiksusomadused, loomus, kõik muud sellised asjad. Ma enam-vähem tean, kuidas ma mingites olukordades toime tulen ja nüüd tuleb kuskilt mingi surve. Ega ta siis põhikuju ära ei muuda, ma võtan selle lihtsalt tagasi. Tuleb jälle keegi survestab, ma võtan koju tagasi. Et ma olen tegelikult nagu, see ei ole see paindlikkus, et ma lähen iga ühe järgi. Ei, ma lihtsalt paindlikult vaatan, mis see on ja võtan oma koju tagasi. Et see peaks olema see tasakaal, kuhu ma arvan, me võiks jõuda. Ja kindlasti mõjutab ka see meie tundekeha, sest et inimese sees tekib tunne ja siis tekib mõte ja siis tekib emotsioon ehk reaktsioon. Ja reaktsioon on siis see, mida me näeme ja alati on käivitaja mingi tunne inimese sees. Nii et see mõjutab ka see, kuidas me ennast tunneme, kuidas me mõtleme ja kuidas me käitume. Et see annab ju märku tegelikult meie vaimsest tervisest. Mida rohkem me tunneme välisest ennast häirituna, seda suurem tasakaalutus on tegelikult meie enda sees. Ma nüüd ei paku teile QR-koodi, et te saaksite siin nüüd niimoodi vastata ja ei olegi vaja, et kõik teised seda näeksid, kuigi anonüümselt. Meil ei ole vaja kraadida kogu saali sellel teemal, vaid mõtle ise. Ehk see fookus ongi selle peal, mõtle ise, kuidas sina päriselt enda sees hindad tänast hetke olukorda, hetke seisundit.
viimase 2 nädala jooksul on tavaliselt mitte see, et täna oli tore päev ja kõik on hästi, eks ju, mina tulin tormise merega eile õhtu Helsingist, täna on täitsa hea kuival maal ja 2 jala peal seista. Nii et hindan nii, eile oleks võib-olla teisiti hinnanud, aga vaata vähemalt viimase 2 nädala jooksul skaalal 1-10, kuidas sa hindad oma hetke olukorda, hetke seisundit. Ja see analüüs unusta ära lihtsalt esimene number, mis sulle pähe tuleb, kui sa lähed korraks enda sisse. Kui mõistus tuleb, hakkab vahele segama, siis juba kõiksugu asju sealt, mõistus võiks aeg-ajalt olla välja lülitatud lihtsalt. See off-nupp peaks olema meil vahest käes. Lihtsalt praegu tunneta, viimase 2 nädala jooksul, kuidas sa hindad oma heaolu 1-10. Vaata, mis pähe tuli. Kõik. Ära anna hinnanguid, ära mõtle. Kogu lugu. Kui su elus tulevad ette pinged, kui sul on viimasel ajal näiteks tulnud mingisuguseid pingelisi olukorda ette ja see ei tähenda mingeid suuri kriise, vaid võib-olla mingi olukord, mis vajab kiiresti lahendamist, mis ei pruugi, mis iganes suure katastroofiga nüüd olla seotud, või see oli juba nagu liiga suurelt öeldud, aga lihtsalt igapäevaste pingetega, et kuidas sa tuled toime, kraadi ennast 1-10, et kui on mingi pingeline olukord, kuidas ma toime tulen? Kas ma plahvatan, kas ma lähen nutan nurgas või mis mu mõtted on, et ahah, okei, meil on probleem, see tuleb lahendada. Või ikka see möödub, lasen asjal olla, küll ta paika loksub. Et kuidas sa tuled toime 1-10? Lihtsalt enda jaoks, kraadi ennast. Sa saad teada, kus sa sellel skaalal oled. Ja nüüd ma saan aru, et valdavalt on see kõik ju teie töö, eks ju. Või on mõnel ka mingid muud tööd, siis võta üldiselt töö kui niisugune ja laste töö on koolis käimine. See on töö. Et panete tööriided selga ja lähete tööle ja hakkate tööle. Ja siis pärast puhkate. Ehk igale pingutusele peab järgnema lõdvestus ja see on hobi. Ja kuidas sa tunned ennast tööl, kuidas ennast tajud seal, ka samamoodi 1-10, lihtsalt kraadi ennast ära, vaata, eks ju. Ja nüüd mõtle selle peale, mille järgi sa seda hindasid. Mis on need kriteeriumid, mille järgi sa hindasid ja andsid need numbrid? Mis olid sinu jaoks tähtsad asjad seal? Ei ole nii, et ma tulin rääkima midagi, te peate mõtlema, ma olen teid tööle siin. Lihtsalt kaardista ennast, et mis on need asjad, et mis on need baasilised vajadused, mis sinu jaoks määravad ära, et kui ma küsin, kuidas sul läheb, sa ütled näiteks hästi, okei. Mille järgi sa hindad seda hästi? Mis asjad peavad olema sinu jaoks paigas, et sa ütled, et mul on hästi? Mõnel on kõht täis, mõnel on peas alune olemas, et tal on katus kuskil, kuhu minna. Mõnel on suhted tähtsad, mõnel on sõbrad, mõnel on tähelepanu, austus, tunnustus. Mis on sinu jaoks tähtis, mille järgi sa hindad seda? Mis on need kriteeriumid? Võib-olla sa praegu ei mõtle neid välja, aga siis lähete koju pärast ja natuke analüüsite, mis teil täna siin toimus, on ju? Ja. Aga kuidas sa üldiselt tuled toime stressiga, teistest arusaamiste ja suhetega? Et kuidas sa nagu nende asjadega toime tuleb? Kogu see, mis ma nüüd tegin, tegelikult viitab sellele, missugune on täna viimase 2 nädala jooksul sinu vaimne seisund. Kui ta jääb sinna selle 5 peale, nii nagu teil kõik siin enam-vähem jäi, eks ju, siis alati saab midagi paremaks teha, siis mõtle selle peale, et mida sa selles võrrandis muuta tahaksid. Et kui sinu elu on 1+1 võrdub 2 ja ta on see 5 peal ja see 5% sulle võib-olla või see keskmine punkt sulle nagu väga ei meeldi, siis mis sa selles võrrandis muuta tahad? Mis on see? Mis on need pisikesed asjad? Ja need asjad on tegelikult alati hea üles kirjutada, sest need kipuvad meelest ära minema ja kui sa kirjutad välja, siis sul on ka kontroll nende üle. Kui sa oled kuskil alla 5%, siis mõte on see, et mõtle, mida sa üldse saaksid muuta, sest et sina saad neid asju muuta, et sul oleks parem. Nauding on valik, igal juhul, kõik on meie valik tegelikult. Nauding on valik ja mitte nautimine on ka valik, kõik on valik. Õnnelik olemine on ka valik tegelikkuses. Kui keskkond seda ei võimalda, siis mõtlemine võimaldab alati. Ja keskkonna muutus on ka valik ja mitte muutmine on valik. Nii et selles mõttes vaata ja kui sa oled kuskil seal lausa 10 või 9 või 8 kuskil seal enam-vähem kraatsid ennast ja ma tulen hästi toime, ma saan hakkama kõikide olukordadega, siis kui sa tahad seda hoida, ma eeldan, et sa tahad seda hoida, siis vaata need asjad, mis on need, mida sa tahad säilitada. Võib-olla on vaja seal ka midagi muuta, eks, mõtle selle peale, aga hoia neid väärtusi, mis sul on ja kasvata neid. Sest sa teadlikult saad neid asju veel hoida.
eks ole. Et see on nagu see mõte. Ja kui sa nüüd ütled, et sa tegelikult ei tule stressivate olukordadega hästi toime, sa ei saa teistest aru, mis kohaga ta mõtleb. Uskuge mind, sama kohaga, mis teie, aga teistmoodi. Ainult sina ei saa sellest aru, on ju? Sest tal on oma loogika. Mis loogika siin on? No ongi erinevad loogikad, eks ju. Tüli tuleb alati sellest, et mõlemal poolel on õigus. Muidu ei tuleks tüli. Muidu meil oleks konsensus või ma ei tea, mis iganes, kokkulepped. Ja suhetega, et kui inimeste suhtlemine ja suhted kui niisugused on alati kahepoolsed ja see on alati energiavahetus. Ja kui mul ei ole ressurssi energiat vahetada, siis ma tegelikult ei taha ka suhelda või ma üritan seda inimest panna enda normaalsusesse. Ta peab mõtlema ja käituma nii, nagu mina tahan, sest ma hoian oma seda, ma töötan valdavalt siis nii-öelda ellujäämisrežiimi peal ja mul ei jää muuks võimalust. Ma hoian, et kõik peab olema minu kontrolli all. Ja kui ta natukene teistmoodi mõtleb, siis ma tahan teda siia tagasi tuua. See on see teatud jäikus selle juures, sest siis ma kontrollin olukorda. Kui ta käituks normaalselt, oleks kõik hästi. Mis on normaalne? Kui me midagi teeme, siis meie jaoks on see normaalne, on ju? No see on ikka pahatahtlikkus, kui ma meelega ärritan kedagi, see on juba natukene. Või siis on narsissis, see on juba teine teema. Jah. Kas siin on küsimusi? Kas keegi tahab vastu vaielda? Kuidas tundub? Okei, hästi loogiline, eks? Nõus, selge, väga hea. Lähme edasi. Siis kui me räägime seda, et ma lähen korraks tagasi, mis see pealkiri meil on, eks ju, vaimse tervise probleemid, peamised põhjused ja lahendused. Nii. Vaimne ja füüsiline tervis on omavahel väga tihedalt seotud. Sa võid olla füüsiliselt väga hea vormis teha, väga trenni, aga mõtled mürgiseid mõtteid, siis tasakaalu pole, eks ju. Või oled väga teadlik, kõik protsessid, kõik toimuvad, sa see täiesti sen, mediteerid, ma ei tea, mis iganes asju, absoluutselt ennast ei liiguta ja sööd mingit kräppi. Tasakaalu ei ole, eks ju. Nii et nad on omavahel väga seotud ja me tegelikkuses otsime tasakaalu. Tantsus on ka ju tegelikult väga vajalik see sisemine telge, see tasakaal. See on väga vajalik. Nii kui sul on tasakaal paigast ära, siis need sammud ei tule. Ja kui sa oled kohal ja oled tasakaalus, siis kõik see tegelikult liigub sul sees. Tasakaal on väga tähtis. Ja mis selle juures on ennetamine? Kui me märkame märke, mis on need märgid, on see, et ma olen viimasel ajal, viimane aeg siis nimetatakse tavaliselt alates 2 nädalast, regulaarselt olen käitunud, tundnud, mõelnud, tegutsenud tavapärasest teistmoodi. Kui sa tajud seda, et midagi on teistmoodi, siis on üks esimesi märke, mis viitab sellele, et pane tähele, mis on juhtunud, sest kõikidel asjadel on absoluutselt alati juurpõhjus. Meie jälle näeme tagajärge, kas mingit reaktsiooni või mingit elumuutust või mis iganes, seal me näeme tagajärge. Ma ei tea, inimene puhkeb nutma, siis ta ei puhke nutma punktist taha nüüd kohe, eks ju, vaid sellele eelnes midagi. Alati on kõikidel asjadel juurpõhjus. Ja märkamine ja ennetamine on hästi oluline, et saada aru protsessidest, kus see tuli minu sees. Et ma juba märkan, et ma käitun tavapärasest teistmoodi. Väga tihti juhtub see, et minnakse öeldakse, kuule, et sa oled viimasel kuidagi närviline, et midagi viga, ise oled. On vastuseks. On ju? Et kui keegi tuleb ja ütleb seda, siis loomulikult see on kaitsereaktsioon, inimene on hästi pinges ja ta plahvatab, see oli see väike nõel, mis sinna õhupalli sisse tuli ja ta plärtsatab selle välja, eks ju, et tasub alati kuulata, kui keegi ka midagi ütleb. Noh, jah, kuidas ütleb, on ka juba oluline, eks ju. Et igatahes vaimse tervise probleemide puhul minu jaoks, ja ka füüsilise tervise probleemide puhul, kui me juba võtame tablette ja nii edasi, jah, meil on selliseid asju vaja ja kõik on arusaadav, aga oluline on mitte jõuda selleni. Ehk märgata ja ennetada. Ja huviharidus on üks ennetustöö vaimse tervise teemadel. Olete nõus? Ja, see on väga tugev ennetustöö. Ma olin tige, kui nende huvihariduse rahade kallale mindi. Ma olin päriselt nagu erilane. Ei, ma tean. Jah, ma olin ka, ma ei teadnud, mida teha. Ma ütlesin, hakka või Riigikokku kandideerima. Päriselt, midagi peab tegema, aga tuleb teha, ei tohi alla anda, ei tohi.
ja oluline on muidugi ka varajane sekkumine, et iseenda teemadesse võib-olla, kui sa ei märka, nii edasi, aga kui te märkate laste puhul või märkate kolleegide puhul, siis see kuulamine ja sõbra käsi on varajane sekkumine, et inimese sees tekib lõdvestus, kui ta näeb, et keegi hoolib, ehk väga oluline on kogukonna toetus. Ääretult oluline ja sinna juurde käib siis kõigepealt märkamine. Mitte kogukond ei ole see, et ma lihtsalt funktsioneerin karjana koos, et nüüd liigume vasakule ja nüüd liigume paremale, eks ju, me peame liikuma koos, õlg õla kõrval. Kui te vaatate ka tantsu, eks ju, laval, siis kuidas see liikumine toimub, 10-12 last vaja liigutada ühele poole ja teisele poole. See on kogukond, kes liigub ühes hingamises, ma ju tajun teiste, see on õlatunne. See on üksteise kõrval olemise tunne ja see on tegelikult ääretult vajalik ja seal ongi see märkamine ja varajane sekkumine, et ma olen märganud, ma tõesti teadvustan endale ja leevendamine ongi see, et ma pakun tuge, ma olen märganud, juba see tihti tegelikult on leevendamine. Juba see, et see laps või ka mina ise lähen võib-olla tööle, kõik argimured jäävad ukse taha ja ma olen saalis. Juba see on nii mõnus. Ja kindlasti on vaimse tervise teemal on teadlikkuse tõstmine, sellest hästi palju ju viimasel ajal räägitakse, ma tean, et osadel on juba kõriauguni nendest peaasi vitamiinidest, mis igal pool on, et maga, söö, liigu, eks. Aga miks ei tehta? Ega neid plakateid ei tule ju, kui ei tehta. Järelikult on vajadus. Ikka ja jälle meelde tuletada või see on muutunud juba nii elementaarseks, et keegi enam ei märkagi seda ja ei tee nagunii. Ja nendesse vaimse tervise teemadesse rääkimine sellise avatud suhtumisega, et mida paremini me seda räägime, seda teadlikumaks muutuvad inimesed, aga siin on üks väike oht, et mõni poeb sinna taha. No ma toon lihtsalt näite ATH, mida vanasti oli aladiagnoositud ja nimetati rohkem käitumishäireks, mis on tegelikult jama, sellepärast et see on ju ajukeemia puhtalt ja hormoonide teema ja täna on ta siis natuke ülediagnoositud ja siis tulevad mulle lapsed kabinetti ja ütlevad, mul on ATH, ma ei pea mitte midagi tegema. Oot. Sul on eripära, millega sa pead midagi tegelema. Mina õpetajana pean sellega arvestama ja sina pead ka tegelema. See ei ole see, et mul on vaimse tervise probleemid, ma ei tea midagi tegema. Stop. Päris nii ei ole, me peame kõik midagi tegema selleks, et need vaimse tervise probleemid leeveneksid ja saaksid korda. Aga et me jõuaks nende asjadeni on siis vaimse tervise valdkonnas ja füüsilise tervise valdkonnas on igal juhul ennetustöö, puhtalt ennetustöö. Sest väga paljud vaimse tervise probleemid on elustiilihaigused, ka füüsilise tervise probleemid on elustiilihaigused täna. Ja see on valik. See on igaühe enda valik tegelikult. Jah. Ja mis siis on, mõtlesin, et toon välja ka mõned sellised põhilised põhjused, mis siis on väga palju on stressi, väga palju on ületöötamist. Ületöötamisest võib lõputult rääkida, see ei ole alati negatiivsega seotud, see võib olla just seotud positiivsega. Läbipõlemised näiteks algavad ikkagi positiivsest valdavalt, laisad inimesed läbi ei põle. Põlevad ikka läbi kirglikud inimesed, kes on niimoodi laineharjal ja rauda tuleb taguda nii kaua, kui see kuum on ja kõik on nii huvitav ja kõik on nii põnev ja tegelikult inimesed ei oska lõõgastuda. Ja see on üks põhjusi. Ja muidugi see kiire elutempo, aeg on meie enda peas ja ta on seotud sellega, kus keskkonnas me oleme, kui ümberringi on info liigub hästi kiiresti, vanasti oli see, et oodati mingi pool aastat postipoissi ja oli aega küll, eks ju, kõik oli rahulik ja chill, nüüd on see, et saadad sõnumi ära, miks ta kohe ei vasta, mis mõttes milleks tal telefon on, ma ei saa aru, on ju, ma ju nägin, et ta nägi. Ja see, mida sa teeb, see hoiab meie kortisoli taset, mis on stressihormoon, ta hoiab seda üleval. Mida teeb, kus sünteesitakse kortisoli on neerupealsetes ja kui neerupealsed pidevalt peavad lõputult seda kortisoli sünteesima, siis tegelikult tekib neerupealsete kurnatus. Ja siis me oleme kõik väsinud, siis me oleme ärevad ja siis me räägime stressist, siis me räägime depressioonist ja räägime läbipõlemisest. Ennetustööst peaks rääkima hoopis, eks ju. Vaata, kus see tuleb, et me ei saa minu meelest see aja teema ja hõivatud olemine on minu meelest uue aja lollus lihtsalt. Ma olen väga hõivatud, ma olen jube tegija, eks. No see on rumalus. Loomulikult sa oled hõivatud, kuidas sul puhkusega on. Siis sa oled tegija. Kui sul on töö ja puhkus tasakaalus, siis sa oled tark tegija. Nii et
kes puudutatuna tundis, mõelge. ja kindlasti on ka ootused endale, ootused siis teie valdkonnas ilmselt siis lastele, kes lähevad siis erinevatele konkurssidele igale poole, eks ju, siis pannakse niimoodi. Et sealt tuleb väga palju stressi ja väga vabandan, aga tantsumaailmast on mul päris palju lapsi. Miks? Esiteks on neil ootused endale, aga kust need ootused endale tulevad? Õpetajatelt ja vanematelt. Jah. Et see on üks vaimse tervise koht, kus me peaks mõtlema, et tegemist on huvihariduse, hobiga, mitte teisele õpetajale koha kätte näitamisega, et minu lapsed võitsid. Aga ma tean tantsumaailma. Jaa, kindlasti on, robootikast ei ole tulnud. No ega nad kõik minu juurde nüüd ka ei jõua, eks ju, aga väga palju on tantsust, iluuisutamisest, iluvõimlemisest, kus on hästi palju hinnanguid ja kus on hästi palju võrdlemisi ja kus pannakse hindeid. Sest et see toetab ka koolisüsteemi, mis on üles ehitatud hinnetele ja hinnangutele, õigele ja valejale. Et huviharidus ikkagi võiks olla just fun, et nii nagu esimesed 4 klassi valdavalt ei panda hindeid, peaks olema ka konkursse, kus ei ole võitjaid. Aga äge on, et vahest on, sest lastel on ka seda vaja ju. On ju, kõigil on vahest seda vaja. Aga siin on üks mõttekoht, millega võiks tegelikult see tantsuhariduse liit tegeleda ja millega võiks õpetajad tegeleda. Ja ma näen ka lastevanemate puhul, kuidas tegelikult nad panevad fookusesse laste tervise arvelt mingid tulemused, mis ei ole okei. Et need toitumishäired, mis jõuavad, vaimse tervise probleemid, mis jõuavad, et ma väga kurbi noote ei tahtnud siia sisse tuua, aga korraks tulid, et oleks tasakaal ilmselt. Et siin tasub nagu selle üle mõelda, et hoida enda vaimset tervist, et ei pea kogu aeg kellelegi ära tegema ja midagi tõestama. Ja spordis on tihti ka see, et võistlevad treenerid. Minu laps on tegija, siis olen mina kõva treener. Ka spordist tuleb inimesi, jah. Ja spordis on ju see, et võidab see, kellel on tugevam psüühika. Ja uskuge mind, mina vaatajana laval näen ära, kas need lapsed on trillitud ja nad peavad seal olema või nad tahavad seal olla. Ja sellest saab kohe aru, absoluutselt. Et see energia selles kehas liigub hoopis teistmoodi. Kui nad nutavad seal lava taga on pinges ja nad kardavad oma treenerit, et minna lavale või õpetajat, et pärast saan jälle nagu sõimata või õiendada või rikkusin kõikide kava ära või minnakse isiklikuks, selliseid asju on, muide, me ei pane silmi kinni, selliseid asju on, siis me võtame ära lastelt rõõmu. Ja me võtame tegelikult ka endalt ära õpetamise rõõmu. Meie fookus on natuke vales kohas. Nii et siin võiks nagu tegelikult mõelda selle ootuste teema üle. Ja mitte sellesse kinni jäädes, vaid ma arvan, et te teate neid asju ja võiksite nendega natukene rohkem võib-olla tegeleda. Aga veel tuua siia põhjuseid on tihti ka selline sotsiaalne isolatsioon ja üksindus, kus inimene siis tegelikkuses nagu jääbki iseendaga, need on väga tihti vaimse tervise probleemid ja üksindus ja üksildus on tänases maailmas lastel ja ka täiskasvanutel suur probleem ja on olemas riike, kus on olemas üksilduse minister tööle võetud, kes tegeleb selle valdkonnaga, sest et me oleme nende asjade sisse läinud, ühepoolset suhtlemist on hästi palju, et selles mõttes on huviharidus ääretult tänuväärne, et seal on, telefonid on seal kotis ja tegeldakse tantsuga ja suheldakse omavahel. Et see on, ja seal nagu seda üksindust ja üksildust võiks olla nagu siis eeldatavalt vähem, eks ju. Kui keegi jääb kõrvale, siis on õpetaja asi ja kogukonna asi see inimene kaasata, mitte jätta teda kõrvale. Ma tean, et näiteks iluuisutamises on kõige suurem karistus on see, et ma ei lase last jääle. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sa oled karjast välja visatud. Mida see tähendab lapsele? Ma ei ole piisav. Et see jätab väga tugevad jäljed, väga tugevad.
ja kindlasti on vaimse tervise probleemid tingitud ka traumaatilistest kogemustest, kas siis lapsepõlve kogemustest minul täiskasvanuna või ka siis lapse enda keskkonnast tingitud või siis ka mingisugusest kogemusest, mis on juhtunud siis, et see paratamatult ta mõjutab meid, ta istub kuklas. Nii et kui kellelgi on mingid traumaatilised kogemused, siis see ring, kuhu ma lähen, need inimesed, kellega ma suhtlen, tegelikult toetavad mind. Mul on kuhugi minna ja muid mõtteid mõelda. Ja võib-olla see on ka keegi, kellega ma saan rääkida. Nii nagu töökollektiivis on alati väga hea, kui on olemas töösõber, ja see ei ole see klatšimine ja tagarääkimine, eks ju, et vaid see on see, kellega ma saan jagada. Teate, jagatud mure pool muret, eks. Ja samamoodi on see koht, kus me tegelikult saame oma kogemusi jagada, mõtteid eemale viia, kõik muud sellised asjad. Jah, see häbimärgistamine on üks, mida ma mõtlesin, et ma ikkagi toon välja, et see on teatud, ta ei ole võib-olla nii palju, aga ta ikkagi täna on veel kuidagi stigmatiseeritud negatiivselt, et sa oled nõrk, võta ennast kokku. Et seda on väga palju ja kui inimene on laisk, siis tuleb teda motiveerida ja see motiveerija on õpetaja. Mitte sundima, vaid motiveerima, et lapsel tekiks see vajadus sellist asja teha. Mina pean olema motivaator. Mina pean õpetan. Ükskõik, kas ma õpetan ajalugu, tantsu või geograafiat, mis iganes. Minu asi on äratada huvi selle vastu. See on ju huviharidus. Mina pean tekitama huvi. Mitte ainult see, et mina olen õudselt põnevil ja räägin niimoodi ainult sellest, mis mulle õudselt endale meeldib ja mind ei huvita, kas te üldse kuulate, eks ju. Mitte see, vaid ma pean olema motivaator. Ma pean ise armastama seda, mida ma teen ja ma peaksin jagama seda kirega. Ma tahan sulle näidata midagi, mis on nii äge. Ma armastan tantsu ja ma tahan sulle ka anda selle tantsupisiku sisse. Et sa tead, et see aitaks. Mul endal lapsed on 3 last ja kõik on igasugustes ringides ja asjades päris palju käinud. Ei ole üle stimuleeritud olnud, ma loodan. Ja ma mäletan, mul vanem tütar küsis, et miks ta peab seda klaverit harjutama. Ja ta räägib, et tal on siiamaani see meeles. Kui sul on kurb tuju, siis sa lähed klaveri taha ja sa oskad sellega midagi teha. Kui sul on hea meel, siis sa lähed klaveri taha ja sa oskad seda jagada. Et see on see kas või tantsu puhul, et kui sul on halb olla, sa tantsid selle välja. Ja kui sul on rõõmus olla, siis sa tantsid selle välja. On ju? Et mul on üks tööriist tulla toime vaimse tervise teemadega. Aga jah, et see selline kuidagi, et see on nõrk ja see on nõrkadele ja sellest ei räägita ja sellega ei taheta tegelda ja ka õpetajate puhul tihti on see, et ma ei tohi näidata nõrgana või ma pean hakkama saama. Alles tehti Tai poolt Eestis uuring õpetajate vaimse tervise teemal ja üks katsegrupp siis tegi mindfulnessi ja vaikuseminutite tehnikaid, võib-olla keegi on kuulnud sellest uuringust, see oli suht uus uuring. Ja inimesed, kes siis selles osalesid ja kasutasid neid tehnikaid, siis nende tulemused olid märgatavalt paremad nendest, kes siis neid tehnikaid ei kasutanud, et kui oluline tegelikult on osata teatud lõdvestustehnikaid, et selle pinge saaks aktsepteeritaval viisil välja siis. Ja kindlasti on jah, vaimse tervise üks probleemide põhjus, siis ennem ütlesin ka, et vaimse tervise probleemid on tihti sellised elustiilihaigused, mitte alati, loomulikult mitte alati, seal on alati nüansse ja alati tuleb juhtumipõhiselt asju vaadata, aga tihti on see elustiil ja tervisekäitumine, olete nõus?
jah, suur lai küsimus ja ilmselt kõik mõtlesid natukene kaasa sellele, et see ei ole ju see teema, mida teie lauale või saali ei tule, eks ju, et kindlasti on selliseid asju ja minu meelest õpetajate töö üks raskus on see, tunnistada endale, et mu käed jäävad lühikeseks. See on samamoodi ka psühholoogidel. Et ma tegelikult, te ei saa minna koju ja tema elu korraldada. Kui te ütlete talle, et ära kuula vanemaid ja lõpeta see viiul ära, eks, siis see ei ole ka päris see koht, eks. Et oluline on see võib-olla tõsta selle lapse enda teadlikkust, et mis on see, mida sina tahad. Kuigi tihti on ka see, jah, et lapsed ei tea, mida nad tahavad ja mida nad ei tee vahet, mida nad tahavad ja mida nad vajavad. Nemad kogu aeg muidugi kõike vajavad, eks ju, või tahavad ja aga pole vaja seda. Aga samamoodi on lapse vanematel. See on lapse vanemate mingisugune unistus või mingi teema, eks ju, mingi siht ja nii edasi, et siin on võib-olla seesama kogukonna koostöö koht, et arutada nagu seda, et mina olen märganud, et mitte, et sina pead tegema seda, et sina vanemana võta nüüd laps viiulist ära ja tants on kõige tähtsam, eks, vaid mina olen märganud, et laps on võib-olla üle stimuleeritud või mingisuguseid asju seal on, eks ju, seda enam, kui on enda kogemus. Et mina isiklikult tegelikult jätsin lapse ikkagi liikumise juurde ja lubasin tal ära tulla muusikakoolist. Eks ta natuke pahane pärast oli mu peale tegelikult, aga sellel hetkel oli see õige otsus ja tal on võimalik sinna alati tagasi minna iseenesest, aga et mis on eesmärk? Kas on eesmärk, et ta on muusik? Või mis on eesmärk, et kui liiga palju neid asju sinna sisse panna, siis tegelikult mille vastu tal päriselt huvi on. Kui ta on väike laps, siis me pakume talle erinevaid asju, võib-olla käib aasta ühes kohas, aasta teises kohas, aga kuskil seal 7. klassist enam-vähem tal tegelikult tuleb välja see, milles on ta tugev ja mida ta ise tahab. Siis on juba 12. eluaastaks on enam-vähem nagu paigas, mis on tema eeldused ja mis on tema enda vajadused. Et see, mis te teha saate selle lapsega, ma üldse tõmban selle teema laiemaks, siis mulle tundub, et me saame selle lapsega rääkida, et hakkaks ise mõtlema, mida ta tahab, mis talle päriselt meeldib, mis talle päriselt huvi pakub, kus ta tahaks päriselt olla ja eraldada ära see, et kas ta on laisk. Et mõnikord nad ei viitsi ka mingeid asju teha, eks. Aga just nimelt see, mis see sulle huvi pakub ja võib-olla sealt siis kogukonna tööna tegelikult me ju suhtleme vanematega. Mõnikord vanemad suhtlevad ka koolis eriti, lendavad sinna helikopterid kohale ja põristavad, nii et terve maja väriseb. Aga mingil määral me ikkagi peaksime võib-olla peegeldama ja peaksimegi peegeldama tagasi, et mulle tundub, et ta on üle stimuleeritud, võib-olla peaksite aastase pausi võtma või midagi tegema, eks. Ja sealt te kaardistate ära ka selle vanemate ootuse tegelikult, et kas on vanemate ootus või see on lapse ootus. Ja mõned lapsed jaksavad ja mõned lapsed ei jaksa, mõni käib ühes ja rohkem ei jaksagi. Et siin tuleb lähtuda nendest individuaalsetest eripäradest ja panna tähele ka seda, et mida tõesti see laps tahab. Siin on noored olemas, noored oskaksid kohe teile vastata. On teil hea vastus või? Mida öelda lapsele, kes ei taha käia viiulis, aga tahab käia tantsimas? Tulid ära, jah? Ma ei lähe ja kõik, eks ju, see on minu valik, on ju, jah. Jah. Et see tulebki nagu ära kraadida, ära kaardistada, eks, et kui see on ikka vanemate ootus, et kui palju on ka gümnaasiumi lõpetanud lapsi, kes lähevad ju vanemate ootuste järgi kuskile ülikooli õppima või et meie suguvõsas on kõik selle eriala esindajad ja sina pead ka minema, et tunneta seda, mida sina tahad. Mis on see, ja seda me saame lapsega läbi rääkida, et mis sulle meeldib, mida sa tahad, mida sa tahaks katsetada, mis on sinu eesmärk. Ja siis mitte ainult selle järgi pimesi minna, vaid seda hakata siis koos vanemaga natukene kraadima. Kõikide vanematega ei saa koostööd teha, see on selge, aga teie ei saa sinna vanema ja lapse vahele kunagi minna tegelikult. Aga sealt tuli ka küsimus. Jah. Ja mina olen ka imestanud, et sellest on nii palju räägitud, et kuidas siis ikkagi lapsevanem ei suuda seda eristada, et laps ei ole sinu omand, ta on eraldiseisev isiksus ja sinu asi on teda toetada täiskasvanuks saamisel, ongi kõik. Sa oled nii-öelda tugipersonal. Vabandust. Aga põhimõtteliselt ikkagi on, et tal on oma tee käia ja me saame temaga argumenteerida ja isegi võib juhtuda see, kus ta nagu argumenteerides ja mõeldes ütleb, et tegelikult mulle ikkagi see viiul meeldib.
ta võib ka selleni jõuda. Et aga oluline on see teadlikkus seejuures, et miks ma teen ja väga tihti on ka seal trennides on see, et seal võib olla keegi kaaslane, kes võib-olla seal kiusatakse või tehakse midagi, seal võib olla treener teemaks hoopis tükis, et tantsida tahab, aga ta arvab, et ta ei taha tantsida, aga tegelikult ta ei taha võib-olla selles grupis tantsida. Ja seal võib igasugu asju olla, et alati tuleb see nüansid nagu selgeks teha, eks. Just. Aga aitäh küsimuste eest, et ma pakun ka mõned lahendused, eks, et kindlasti on oluline kõikvõimalike suhete tugevdamine, ehk seesama asi, et ma suhtlen, ma räägin, ma kuulan, ka see on oluline. Mitte see, et ma ütlen ainult seda, mis ma arvan, et ma tegelikult kuulan ja mõnikord inimene kuulates jõuab ise lahendusteni. Ja see on väga okei, see on selline psühholoogitöö ka tegelikult, et inimene mõtleb, et issand jumal, ise ma mõtlesin, et vaata, kui head ma nüüd kuulen, mida ma mõtlesin. Kindlasti on hästi oluline pakkuda erinevaid stressijuhtimistehnikaid, et kui ikkagi kellelgi teil saalis tekib seal paanikahoog ja nii edasi, siis te ikkagi oskate talle anda mingisuguse tehnika, on see siis hingamisharjutus või teete saali ukse lahti või juhite lapse ruumist välja või mitte ei hakka, et no mis nüüd on, nõrk oled või? On juhtunud muide, päriselt ka, et selles mõttes, et õppida ise teatuid tehnikaid ja õpetada ka lastele teatud tehnikaid, et teada, et ma olen seda proovinud, see aitab. Ja see töötab nii hästi, et mul on ka lapsed öelnud, et õpetaja ütles, et tal on ka niimoodi olnud, ta on ka tundnud esinemishirmu ja tead, ma tegin niimoodi, see aitas. Ja tõepoolest, et siis laps tunneb, et ta ei ole üksi, ta kuulub kuhugi, eks. Ja loomulikult aitab see sama füüsiline aktiivsus, sest et füüsiline liikumine paneb liikuma energia, paneb liikuma mõtteenergia ja tervislik eluviis palun väga, eks ju, tõesti. Ja kõik võimalikud, et see ei ole häbiasi, et ma olen aeg-ajalt nõrk, et ma aeg-ajalt toime ei tule, et ei stigmatiseeri seda, vaid meil kõigil on nõrkuse hetked ja kui ma olen näiteks ka võib-olla õpetajana läinud liiga kaasa mingi asjaga, mis ei tule välja ja ma olen närvi ja korraks võib-olla isegi karjun laste peale, mis ei ole õige, aga me kõik oleme inimesed, see ei tohi olla muster, loomulikult, kui see on muster, siis tuleb iseendaga juba tegeleda, aga kui see ühekordselt tuli, siis me palume vabandust. Palun vabandust, mul oli see nii tähtis, teate, sorry, eks ju, sest lapsed õpivad selle pealt, nemad näevad seda. Me ei ole autoriteedid iseenesest, ei ole. Ja kui me hakkame autoritaarselt asju ajama, siis kaob ära rõõm, arvan ma. Ja seda on näha. Ja nüüd oli teine selline teema, et kuidas siis teha niimoodi, nüüd ütleme, et kuidas siis niimoodi teha, et ikka oleks toetatud nii õpilane kui õpetaja. Ma tõesti tegelikult tahaks, et see oleks nii. Et nii õpilane kui õpetaja oleks toetatud ja sealt tuleb selline mõnus koostöö tegelikult. Me loome midagi ja selle juures, mis on eesmärk? Mis on huvihariduse eesmärk? Õppida uusi asju. Õppida mingeid ägedaid uusi oskusi. On ju? Ma saan midagi teada, mida koolis ei õpetata. Koolis ei ole kõik asjad huvitavad. Üks ütleb, et ajalugu on huvitav, teine ütleb maailma kõige ebahuvitavam asi, mõttetu aine täiesti. On ju? Teisele meeldib matat lahendada, nii et vähe pole, tuleb kolmas ja ütleb mulle, et no milleks mul neid asju elus vaja on, ma ei võta mingit ruutjuuri kodus ju. Jumala õige on ju. Et tõesti see on, põhiharidus on kohustuslik, ma pean selle ära tegema, mida targem on rahvas, seda vähem on ta manipuleeritavam, jah, see on väga hea, et meil on ikkagi 9 klassi on kohustuslik, eks. Aga huviharidus on see, et ma lähen õppima midagi, mille vastu mul on huvi. Ma tahan midagi õppida, mida ma tahan võib-olla ametina kunagi teha, huviharidusest võib välja kujuneda ka elukutse. See inimene võib inspireerida mind nii palju, see juhendaja või see asi, kuhu ma satun midagi tegema, võib inspireerida mind nii palju, et see on eluks ajaks minu valik. Võib ju. Ja ma lähen õppima midagi uut. Kindlasti on huvihariduse üks eesmärk loovuse arendamine. Nutiseadmed loovust ei arenda, see on ühepoolne suhtlemine, see on tegelikult tarbimine, loovuse arendamine ikkagi see, et ma mõtlen kastist välja, ma teen mingisuguseid selliseid asju, me mõtleme koos mõtleme mingeid samme välja, koos mõtleme mingeid kujundeid välja, see on loovuse arendamine, siis lähen koju, mul tuli veel see liigutus meelde, üliäge, helistan sõbrale, kuule, okei, chatin sõbrale, või teen video. Ja kõik see nagu on nagu selle eesmärk. Mitte tohi seda ära unustada, et see on üldine heaolu, mida ma peaksin huviharidusest saama.
huviharidus, eesti keeles paika pandud, eks ju. Ja kindlasti ta peaks olema siis õppija keskne lähenemine, ehk ma pean arvestama tema oskuste, tema huviga, tema tasemega, kaardistama need asja. Muidugi on päris hull, kui õpetaja näiteks ütlebki välja, et noh, et sa oled selline teistsugune kolmandatsugune, et sa ei kõlba siia. Tegelikult, kui ka mul on endal sõbranna on muusikaõpetaja ja tegeleb siis koorilaulu ja kõikide sellistega, siis ta ütleb, et tal kolmandik koorist ei oska laulda. Ta ütleb kunagi nendele lastele seda. Ta käib muhvedel, ta käib laulupeol kogu selle sama kooriga, kus kolmandik ei oska laulda. Et lapsed isegi võib-olla teavad, et ta ei oska nagu laulda, aga ta kuulab kogu aeg seda kõrvalt ja ta oskab kooris laulda. Ta lõpuks oskab kooris laulda. Ja kui on ette laulmine, siis ma olen taga kaasas käinud, siis ta tõstab mikrofonid nende laste eest ära, kes hästi ei oska laulda. Aga see kõik on okei. Sellel lapsel on õigus ja võimalus ja rõõm käia laulmas. Isegi kui teab, et ma ei oska laulda, aga kooris ma oskan, on vastuseks. Väiksed poisid on tal. Ma muidu ei oska laulda, aga õpetaja Tiina kooris ma oskan. Tore, väga lahe. Ja nad tulevad, 60 tüüpi, kohal kogu aeg. Väga lahe. Et see on nagu see, et me peame kogu aeg seal vahel balanseerima. Tantsus on võib-olla natukene keerulisem, aga ise suht terava silmaga ma arvan, et vist ütlesin õigesti, sa märkad ära, kes on ees ja kes on pandud taha. Või külgede peale, eks ju. Et kellel mis, et millele me seda üles ehitama. Aga see ikkagi sünnib rõõmuga ja koostöös ja vahest on äge tuua ka see teine, kes võib-olla ei ole nii tegija, et muidu on alati need tegijad ees ja sellel teisel kaob motivatsioon ära, et meie asi on ikkagi tekitada seda rõõmu, et mingites olukordades saab selle ka ette panna sinna. Et jah, et alati peaks olema see selline õppijakeskne lähenemine, kaasa arvatud see, et kui tal tõesti ei ole võimeid ja ei ole tahtmist, siis seda tuleb teha hästi viisakalt, hästi hoolivalt, hästi mõistvalt, igal juhul. Et võib-olla ta ongi vales kohas ja suunata ta kuhugi, mis on tema tugevus. Mitte võtta talt see huviharidus ära, kõik sa ei sobi siia, nii, viskame su välja, eks ju. Vaid äkki ta on milleski muus tugev. Kaardistame selle ära. Et igaüks saab vaadata, aga just see õppija keskne lähenemine on minu meelest nagu sellise vaimse tervise ja kõige selle jaoks nagu oluline ka õpetaja jaoks tegelikult. Ja juhendajatel kindlasti teadlikkuse tõstmine, koolitused on väga tore, kõik see, et ventileerite oma tundeid ja mõtteid ja saate oma kontekstist välja ja kõik sellised asjad on ju vajalikud. Lisaks teadmistele ka suhtlemine, on ju, kuidas sina teed, ma teen niimoodi, eks ju. Et siin ei tohiks olla see, et saame kokku ja tõmbame kedagi jutuna taga, eks ju, et see ei ole see, et see unustage ära. Et seda ei tohiks tegelikult olla, et pigem on see, et me võiksime seda positiivset energiat nagu rohkem üleval hoida, meil endal kõigil ümberringi ka parem olla. Ja kindlasti vaadata üle ka oma töökoormus, et see on väga mõistlik, et mõnikord me ei anna endale aru, miks me mingeid asju teeme. Et kui sa seda teed, siis teadvusta endale, miks ma seda teen, et ära tee mitte midagi automaatselt ja harjumuspäraselt. Mõtle, miks sa seda teed, miks sul seda vaja on, kas sul on seda päriselt vaja. Seda töökoormust sellisel kujul, või sul on näiteks vaja vahepeal seda töökoormust kuidagi alla võtta. See on ennetamistöö. Sest et see, et me ühel hetkel läbi põleme, seda me ei märka. Mul on nii palju tööd, mul on nii õudne stressav periood, mul on praegu jube kiire. Oi, kaua ma seda kummi venitan ja muudkui venitan. Ma harjun sellega ära ja seda, kui see klõps teeb, seda me ei märka. Et siin on väga oluline see ennetustöö selle juures. Ja kindlasti koostöö, eks ju, et just nimelt koostöö ei tähenda ühepoolset tagasiside andmist, dialoog eeldab kahte poolt, mis tähendab seda, et me suhtleme, me vahetame informatsiooni ja sinna juurde käib ka kuulamine. Ma ikka kuulan ka, mida teine ütleb, mitte see, et ta ütles mulle midagi vastu ja siis lähen ütlen, et kujutad ette, kuidas ta mulle vastas. Et see ei ole see koht. Ja kindlasti on arengu toetamine üks eesmärke huvihariduse juures. Et kaardistada enda edusammud pisikeste sammudena, et me tihti paneme mingid megasuured eesmärgid, ja siis võib-olla ronime sealt lati alt läbi ja oleme ise stressis, vaid pisikeste sammudega. Ka iga lapse pisikese edusammu märkamine on väga motiveeriv, väga motiveeriv, tean.
et siis panin siia sellised mõtted, et suhtlemine, mida ma olen siin juba maininud, suhtlemine ja kohtlemine on kaks erinevat asja. Suhtlemise aluseks on huvi teise inimese vastu, huvi selle teema vastu, ehk käivitavaks jõuks on huvi, siis me suhtleme, siis ma ka kuulan. Kui me hakkame rääkima kohtlemisest, siis seal taga on hirm. Miks me hakkame võib-olla siin lapsi või kolleege või keda iganes, ka oma partnerit või müüjad poes, eks ju, hakkame kohtleme, on tegelikult see hirm seal taga. Õpetajatel aeg-ajalt on hirm jääda alla, olla nõrk, keegi võib-olla ei kuula mind, siis hakkan jõuga autoritaarselt kehtestama, võib-olla keegi arvab, et ma ei saa hakkama, siis ma hakkan jõuga ennast suruma. Et selle käivitajaks on alati hirm, ehk siis, et ma olen kassipoeg lõvinahas ja kardan, et teised näevad, et seal lõvinaha sees on kassipoeg. Ja väga tihti on see, et me ei mõtle selle peale, et suhtlemises sõnad moodustab ainult 7%. Oluline on žestid, kehakeel, hääletoon on kordades olulisemad. Et mitte see, mida sa ütled, vaid see, kuidas sa ütled. Ja väga oluline on kõige selle juures usaldus õpetaja lapsega, lastel omavahel, õpetaja lapsevanem, lapsevanem, et see koostöö on tegelikult siis nagu selline nähtamatu liim, on see usaldus, mis seda kokkukuuluvust meil suurendab ja huviharidusgruppides on see usaldus, on see liim, mis need pundid kokku paneb, nagu kokku liimituna liikuma paneb, toimima paneb, et seal sees on alati usaldus. Ma saan oma õpetajat usaldada, ma saan oma lavapartnereid, kellega ma koos mingeid asju teen, ma saan oma vanemaid usaldada, et see on oluline. Ja õpetaja, kes läheb autoritaarseks, jõuliseks, tühistavaks, hinnanguliseks, on inimene, keda ma ei saa usaldada. Ja sinna sisse tekib tegelikult pinge. Ja siis, nagu me teame, igale jõule, Newtoni 3. seadus, igale jõule rakendub vastu jõud. Ja sealt ei tule koostööd, sest seal ei ole usaldust. Nii et usaldus on alati kahepoolne ja eeldab kommunikatsiooni, kui ma midagi märkan, siis ma tihti eeldan ja oletan, et ta mõtleb nii, pigem on see, et ma küsin, et mis toimub, eks. Nii et siis lõppkokkuvõttes mulle meeldis see lause, ma mõtlesin, et ma kirjutan selle siia, et kui meil pole piisavalt õnne varuks, siis puudub meil abinõu, millega oma meeleheite eest hoolt kanda. Nii et iga päev tuleb suurendada õnnevarusid. Iga päev teha üks kompliment iseendale ja kellegile, iga päev korraks naeratada, öelda midagi hästi iseendale ja kellegile ja kindlasti igast erinevad 1 või 2 lõdvestustehnikat või midagi, sest et laeva uppu, eile ma just mõtlesin laevas selle peale, kui me nüüd, ma ei tea, mitmekümnemeetriseid laineid seal võtsime põmmaki, mõtlesin, et need inimesed on harjutanud iga nädal, iga kuu, kuidas mind päästa. Ja ma usaldan neid, sest nemad ei hakka õppima praegu, kui selline situatsioon on. Nemad ei hakka siis õppima. Nii et laeva huku ajal me ei õpi laeva päästmist. On ju? Nii et kui on kriisisituatsioonid, mis iganes situatsioonid, siis me ei ole sellised õhuvallid ja siis mõtleme, kuidas ennast päästa. Vaid me harjutame olema pehmed, pallid ja leida endale selliseid mõnusaid asju ja ma loodan, et need tulevad teil siis seal saalis, kus te tantsutunde läbi viite, nende rõõmsate silmadega, kes seal tulevad, et see on üks koht, kus te oma õnnevarusid täidate ja ka nende tulijate õnnevarusid täidate. Mina soovin teile ilusat päeva, olge hoitud ja nautige! Tahaks tänada Ritat meelde tuletamast, miks me seda huviharidust pakume ja meelde tuletamast ka siis nii-öelda kvaliteetse huvihariduse teemasid ja meil on tõesti päris palju teemaks see võistluskultuur, selle võlud ja valud ja see on keeruline teema, aga me ka kasvame ja ma ütleks, et me oleme mitme aasta jooksul nende diskussioonidega päris palju kasvanud, aga jällegi väga hea meeldetuletus. Aitäh, Rita! Aitäh!